taevane isa, me seisame sinu ees sellistena, nagu me oleme. Meie süda hüüab su poole appi, issand, meie süda igatseb sinu järele. Me täname Jeesus, et sa oled otsustanud lõpuni armastada meid. Sa oled täna meie keskel siin. Ja me täname, issand, et sinu armastus ja headus ja sinu vägi, issand, on selles paigas. Et me võiksime imetleda sind, et me võiksime, Jumal, näha, kui ilus sa oled, aga samas kui suur sa oled. Tänu sulle, issand. Kinnita, Jumal, täna selles paigas iga kõhklevat süda. Kinnita, Jumal, neid, kes vajavad ühte palve vastust, kes vajavad läbi muret oma elus. Ma tänan, et sa oled vägev seda tegema. Issand, me ülistame, kiidame sind. Sest ainult sinu käes on, Jumal, pääste ja vägi. Ainult sinu käes on lahendused. Sa oled meid loonud ühe eesmärgiga. Ja sa oled meid kutsunud nimepidi. Igat ühte meid. Jumal, me kuulume sulle. Ja me usaldame endid sinu kätesse. Sest sa oled tõotanud, sa teed kõik hästi. See, mida inimene ei suuda, oled sina võimeline. Isa, sina tead lahendusi. Sina tead, isa, millal need lahendused tulevad. Sina tead, Jumal, kuidas need tulevad. Me oleme sinu kätes, issand. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle. Sa oled võrratu, issand. Me otsustame sind jätkuvalt ülistada ja kiita. Me otsustame sind jätkuvalt kõrgeks tõsta oma südames. Tänu sulle, sa ei külgega jäta meid, vaid sul on midagi erilist ja head meie igaühe jaoks. Tänu sulle, issand. Hinga, issand, oma rahva üle. Tänu, Jumal, et sa oled kuulnud meid meie ahastuse päeval. Tänu, et sul on lahendused. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Olge head, võtte istet. Aitäh teile muusikud võrratu ülistuse eest. Nagu alati, ma usun, et sa oled täna õiges kohas, kus sa oled tulnud Jumala rahva keskele ja oled otsustanud, et sa tahad tunda ja isiklikult kohtuda Jumalaga. Usun, see on hea koht, kus sa võid seda teha. Sa võid kohtuda Jumalaga, kui sa oled ise palves või Jumal lihtsalt teinekord oma suveräänsuses otsustab sulle end ilmutada, nagu seda juhtus Paulusega Damaskuse teel. Aga see on alati hea olla koos Jumala rahvaga ja tõsta Jeesuse nime kõrgeks. Amen. Ma usun, et sa oled tulnud ka siia ühe ootusega. Jumal on hea. Jumal teab täpselt, kus sa oled oma elus praegu. Ja Jumal on lahendused sinu järgmiseks sammuks ja iga päevaks. Kui sa paned oma pilgu tema peale, siis Piibel ütleb, et see, kes usub temas, see ei iialgi häbisse. Need lahendused tulevad õigel ajal. Ja Jumal on vägev neid tooma sinu ellu. Ootad sa palve vastust mingile palvele. Amen. Kui sa oled palvetav kristlane või palvetav Jumala lähedust otsiv kristlane, siis ma usun, et sul on midagi, mille sa ootad palve vastust. Jumal on hea.
Mul on südames täna jagada tähendamissõna külvajast. Kui sul on kaasas kaante vahel olev piibliraamat või on sul see nutiseadme, siis ole hea, võta see lahti koos minuga. Ja see on nüüd Markuse evangeeliumi 4. peatükk 1. salmist alates. See on tähendamissõna külvajast. Siin toob Jeesus võrdumi tegelikult, mis juhtub põllul, kui seeme maha külvatakse. Mina ei ole ise põllumees, ma usun, pastor Silver teaks sellest palju täpsemini rääkida, aga see on Jumala sõna. Jumala sõnal on omadus meid kinnitada, julgustada, meid muuta ja koguda sellest sõnast endal nagu õnnistust, Jumala õnnistust. Ma siis loen 1. salmist, Markuse 4. peatükk. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Ja ta ütles neile oma õpetuses: kuulake, vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest seal polnud sügavat mulda. Ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest seal ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning andis 30 ja 60 ja 100 kordselt. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Nüüd ma lähen edasi 14. salmi. Siin Jeesus selgitab siis selle tähendamissõna tähendust. Külvaja külvab sõna. Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna. Ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. Ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati. Need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, et neid pole juurt enestel, vaid nad on heitlikud. Kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe. Ja teised on, mis ohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, et selle ajastu muretsemised ja rikkuse petli kahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad 30 ja 60 ja 100 kordselt. Amen. Nüüd ma usun, et sa võid juba arvata, mis on selle tähendamissõna tähendus minu ja sinu jaoks. Siin Jeesus ütleb, et seeme on sõna. Ehk need on sõnad, mida Jeesus rääkis. See on Jumala sõna. Külvaja läks siis välja seemet külvama, ehk see tähendab Jumala sõna jagama. See külvaja oli selles loos Jeesus, aga see võib olla, kui sa kuuled Jumala sõna, igaüks, see tähendab igaüks, kes kuulutab Jumala sõna, või see võib olla ka püha vaim, kui sa loed iseseisvalt näiteks piiblit ja püha vaim räägib sinuga. Külvaja külvas siis semet põllule. Mis on sellest tähendamissõnas põllu tähendus? See on inimese süda, ehk sinu ja minu süda, ehk meie elu. Nüüd, kui sa vaatad seda tähelepanelikumalt, seda tähendamissõna, sa näed, et siin on 4 erinevat põldu. Igas ühes neisse külvati seeme, kuid erinevalt, mis tegi erinevaks neist oli see, nad kandsid erinevat vilja või ei kandnud üldse.
Nüüd vaatame neid põldusid siis lähemalt. Esimene põld oli teeäärne, kus linnud seemned ära nokkisid. Ehk need on inimesed, kes küll Jumala sõna kuulevad, kuid sellele suuremat tähelepanu ei pööra, kelle süda ei ole vastuvõtlik Jeesuse sõnadele. Teine põld on kivine maa, kus seeme küll tärkab üsna kiiresti, ent kui päikese kuumus tuleb, siis tärganud vili juurdub närtsib, sest sellel viljal, mis on tärganud, pole juurt iseeneses. Need on siis inimesed, kes Jeesuse sõna alguses kohe rõõmuga vastu võtavad, kuid teiste inimeste surve ja tagakiusu tõttu ei saa need külvatud sõna nende elus kasvada ja vilja kanda. See tähendab, nad unustavad üsna pea ära, mis neile oli räägitud. Kolmas põld oli umbrohune, ohakatene, mis vilja sirgudes lämmatasid selle. Ja Jeesus ütleb, et need on inimesed, kes küll Jumala sõna vastu võtavad, kuid kelle tähelepanu nende eludes on igapäevastel toimetamistel, askeldustel. Nüüd see ei tähenda, et me ei peaks igapäevast elu elama. Me oleme selles maailmas. Aga nad muretsevad paljude asjade pärast. Paljudel on ahvatlus kiiresti rikkaks saada. Ja on ka teisi palju kahjulikke himusid, mis ei lase tegelikult viljal kasvada ja küpseda. Nüüd 4. põld oli selles loos hea ja viljaka mullaga. See tähendab, need on inimesed, kes kuuldes selle vastu võtavad ja kannatlikult lõikust ootavad ning lõpuks ka vilja kannavad. Ja siin Jumala sõna ütleb ka siis 30, 60 või 100 kordselt. Nüüd küsimus, mis määras ära selles tähendamissõnas, et osa põldudest kandis vilja, osa mitte? See sõltus tegelikult põllu mullast, kas pole nõnda? Kas see põld oli haritud või mitte? Nõnda on see ka meiega. See, kas meie elud kannavad Jumala head vilja, sõltub, kas me harime oma südame põldu või mitte. Nüüd, kuidas sa saad oma südame põldu harida? Leides lähedase osaduse Jumalaga. Lugedes igapäevaselt Jumala sõna piiblit, võttes aega palvetada, kuulata tema häält, mõtiskleda tema sõna üle. Aga väga oluline osa sellest on ka sõnale kuuletumine. Kuidas on lugu sinu südamega? Missugune küsimus, et missugusena soovid sa oma elu näha? Ma usun, et me kõik soovime olla selles 4. grupis, mis kannavad vilja 30, 60 või 100 kordselt. Lõpuks määrab selle, kas me kanname vilja või mitte, meie suhtumine Jumala sõnasse. Ehk teisiti öeldes ka meie suhe Jumalaga. Kas me kuuleme tema sõna, mis ta räägib? Ja kas me oleme sõnale kuulekad ehk sõnakuulelikud? Sellepärast Jeesus ka ütleb siin, kellel kõrvad on kuulda, kuulgu. Ma tulen Pauluse kirja juurde Galaatlastele 5. peatükk, salmid 22 ja 23. Seal apostel Paulus ütleb, et vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ma usun, et me kõik soovime näha seda vilja oma eludes. Me kõik soovime kogeda, et meie elus oleks armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, ustavus, tasadus. See ei tähenda, et ma olen väga vaikne inimene, aga see tähendab, et ma olen alandlik. See tähendab uhkusele või upsakusele midagi vastupidist.
ja samuti enesevalitsus. Me kõik tegelikult igatseme neid iseloomuomadusi. Nüüd välja kujunenult ja küpsenult, kui need on saanud sinu elus, osaks sinu elust nii-öelda, siis ma usun, et see teeb meid erilisteks inimesteks. Ja üsna sageli on see ka teiste inimestega suheldes, on see neile vastupandamatu. Mitte alati, aga üsna sageli. Nii et taolised inimesed, kellel taoline vili on nende elus välja kujunenud, jätavad endast positiivse jälje ja nende mõju on teiste inimeste ümber ka kogetav. Nüüd me kõik oleme sinnapoole teel, me kõik ei ole täiuslikud. Aga tänu Jumalale, kes seda teeb meie sees, tänu Jumala vaimule. Nüüd ma toon veel ühe näite. Ja see on Johannese evangeeliumis 15. peatükis salmist 1. Ja siin Jeesus toob veel ühe võrdumi vilja kandmisest. Jeesus ütleb siin: mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Milline imeline vägi on Jumala sõnas tegelikult. Amen. Jeesus ütleb: jääge minusse, mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahust ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Millised võrratud sõnad. Selles võrdumis ütleb Jeesus, et vilja kandmine Jumala riigis austab, isa austab Jumalat. Kuid selle eeltingimuseks on, et nagu oks kannab vilja ainult siis, kui ta on viinapuu küljes, nõnda ka meie elud kannavad vilja ainult siis, kui me oleme Jeesusega ühendatud, viinapuuga ühendatud. See tähendab, meil on elav suhe Jeesusega ja me jääme püsima sellesse suhtesse. Ning Jeesuse sõnad jäävad meisse, ehk see tähendab ka, et me oleme püsivalt sõnakuulelikud Jumalale. Ma usun, et üks kõige ilusam ja kõige olulisem otsus, mida sa oma elus teha võid, on see, kui sa otsustad saada või olla ühenduses selle viinapuuga. See on sinu tõeline eluallikas. Ja see juhtub siis meie kõigi eludes, kui sa tuled Jumala juurde sellisena, nagu sa oled, ja sa koged oma südames vajadust Jeesuse järele. Sa koged, et ilma temata sa ei suuda edasi elada. Sa koged, et sinu patt takistab sul edasi elada. Ja sa tuled Jeesuse juurde ja ütled: Jeesus, anna mulle minu patud andeks. Ma usun, et sa surid minu pattude pärast Golgata ristil. Ja ma usun, et sa tõusid koos minuga 3. päeval üles. Anna mulle andeks minu patud. Puhasta mind. Ja ma usun, et kui sa seda südamest teed, südames usud sellesse, nagu Jumala sõna ütleb, siis midagi imelist toimub sinu elus. Nüüd ma usun, paljud meie seast on seda kogenud. Mina kogesin, see oli võrratu päev, see on mulle siiani meeles. Ja see, ma usun, et see on üks tähtsamaid otsuseid, mida sa üldse elus võid teha.
Ja see on samas ka Jumala ees väga ilus ja imeline otsus. Selles võrdumis räägib Jeesus, et olles ühendatud või poogitud viinapuu külge kui oks. Aednik, kes on meie Jumal, taevane Isa, puhastab meid, et me kannaksime rohkem vilja. Ta tegelikult puhastab meid kõigest sellest, mis takistab meil vilja kandmast. Mis võivad olla need takistused? Need võivad olla minu elus halvad harjumused. Need võivad olla minu mõtteviisid, eluhoiakud. Noortele on sageli takistuseks, kuidas ma saan kiiresti rikkaks. Mida piibel ütleb, see on rahaahnus. Ma usun, et paljud on tegelikult võitlevad sellega oma elus. Tunnistamata ja meeleparandused patuahelad. Samas ka see võib olla selline pealtnäha nagu hea asi, nagu ise, et olla meelepärane, jumalane, kui tegelikult seda teha oma püüdluste või oma tarkuse läbi. See takistab meid tegelikult osa saama, mida Jeesus on valmistanud sinu ja minu jaoks vilja kandma. Need on kõik umbrohud meie eludes, mis püüavad meie vilja kandmist lämmatada. Ma olen ka ise oma elus tähele pannud, et üsna sageli ma vajan tulla taas Jeesuse risti alla. See on koht tegelikult, kus ma saan puhtaks oma mõtteviisidest, oma mõttemallidest, mis puhastab mind, mis vabastab mind, kus on minu vabadus, kus on ka minu võit. Pole teist võidu kohta minu elus, ma olen tähele pannud, kus on Jeesuse risti all olles. Ja mis kõige imelisem on see, et seal sa koged Jumala armastust. See on koht, kus Jeesus murti sinu ja minu pattude pärast. Ja lõpuks see murrab minu südame. Sest sa näed, kui palju Jeesus armastab sind ja mind. Ja me vajame seda armastust igapäevaselt. Jeesus andis oma kallihinnalise elu, et sina võiksid elada. Et mina võiksin elada ja olla armastatud ning olla Jumalriigi pärija, taevariigi pärija ja igapäevaselt olla tegelikult Jumala laps, Jumala poeg või tütar. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele, salm või peatükk 1, salm 18. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. See vägi on Jeesuse ristis. Kui paljud siin ütlevad, et ma tean, et minu elu kuulub Jeesusele, ma olen päästetud. Tänu Jeesusele. Aga samas me oleme päästeprotsessis. Me oleme päästetud ja meie nimed on elu raamatus. Ja ma soovitan seda igale ühel kogeda. See on võrratu. Aga samas meid päästetakse päev-päevalt. Kui me usaldame endid päev-päevalt Jumala kätesse. Ja selles ristis on vägi meid päästa. Kirjas roomlastele, esimene peatükk ja salm 16 ütleb apostel Paulus. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, igale ühele. Ta ei häbene, Paulus ütleb, ta ei häbene evangeelium. Mis on evangeelium? Rõõmusõnum Jeesusest Kristusest. Jeesus suri minu pattude eest. Minu patune loomus on surnud koos temaga ristil ja ma võin käia uues elus. Ma olen koos temaga, see uus inimene on üles tõusnud. See on see rõõmusõnu. Sa võid elada Jumalale. Kui sa palud patud andeks,
et koormat võetakse sinu õlgadelt ära. Kui sa annad need oma südames Jeesusele üle, siis sa koged vabadust, mida sa teisiti kuidagi kogeda ei saa. Selles on Jeesuse pääste. Amen. Lõpetuseks ma tsiteerin Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumist. 15. peatükk, salmid 16-17. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Ka meie palved kannavad vilja, kui me oleme koos Jeesusega. Tema sõnad elavad meis. Kui me oleme tegelikult kuuleme tema sõnu ja meil südames on igatsus ja me oleme sõnale kuulekad. Ka Jeesus on tõotanud, mida iganes me palume Isalt tema nimel, see antakse meile. Amen. Tõuseme üheskoos. Me võime olla tänulikud Jeesus selle eest, et ta on meie elu issand, ta on meie pääst, meie kuningas. Usun ka, kui sa tahad kogeda Jeesust oma päästjat, siis sa võid julgelt paluda kellegi abi enda kõrval, kes on Jeesuse enda ellu päästjaks kutsunud. Ja ta aitab sul juhatada sind Jeesuse juurde. Ma tänan sind, kallis taevane Isa, selle sõna eest. Need ei ole mitte minu sõnad ega meie sõnad. Need on sinu sõnad ja sa oled tõotanud, et me kanname vilja, head vilja, kui me jääme vaid sinusse ja sinu sõnad jäävad meisse. Tänu sulle, issand, et sa oled oma sõnas kindlasti näidanud, kuidas Jumal kogeda sinu armastust ja kuidas kogeda Jumal, et meie elud võiksid kanda vilja ja see on selle läbi, issand, kui me oleme ühenduses sinuga, kui meil on elav osadus sinuga. Ja ma palun, issand, et meie igaühes südamed võiksid olla siin sinu kätes. Me tõstame oma pilgud sinu peale. Jumal, tänu sulle, et sa oled siin, kui meie päästja, kui meie lunastaja, kui meie kuningas. Ja me palume, issand, anna meile süda, mis kuuletub sulle. Anna meile süda, mis tahab alati olla sinuga ühenduses. Anna meile elud, Jumal, mis kannavad vilja sinu riigis. 30, 60, 100 kordselt. Isa, me tõstame sinu ette ka need inimesed, kes ei ole võib-olla täna meie juures. Ja me palume, Isa, et ka nemad võiksid sind tundma õppida. Jumal, me palume, et meie elud võiksid olla elavaks tunnistuseks, et sa oled elav Jumal. Ja Jumal, et need ei oleks mitte meie sõnad, vaid nagu sinu sõna ütleb, et sina, püha vaim ise, räägid meie läbi, kui me tunnistame sinust, issand. Tänu, püha vaim, et sa kinnitad oma sõna ja tänu, issand, et sinu Golgata risti töö on vägipäästeks igaühele, kes usub. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Olge väga õnnistatud, võtke istet.